Millal võiks olla elus see hetk, kui peatuda ja mõelda, et kus siis omadega olen? On see 200 sünnipäev, 50 elu keskel või 60? Lauri Saatpalul on ees just 60 juubel ja ongi aeg tehtu, saavutatu, elu ja elamise ning elus olemise üle pisut juurelda. Seal restorani ummihikus sööb hapniku fondüü. Ja tõustes igal hommikul end enam odavalt ei müü. Linkauguses seal sillarda inimesed sees. Kui järvel ratas laeva peal käib veini võõriga fees. Sinu tekstid meenutavad sellised väiksed novelle. Minuti novellid. Ta on ju tegelikult essents. Luule vormis, kui see on siis õnnestunud, see läheb inimesele korda. Ja kõik saab öeldud? Jah, ja see on ka tähtis, et see, mis ütlemata jäi, selle mõtleb inimene juurde. Ma olen saialõika ja noatera peeglit näen, paar limu aferisti mees, kel rong on viinud käe. Kõikidel on kogu aeg väike suunurk on ikka ülespoole ka, vaatamata sellele, et lood, mõni lugu ei ole üldse naljalugu. Saialõika ja kord oma firma loon, veel suurema kui ka see, mis veeringuid vaid toob. Veel jõuan rongile, et leida oma tõde ja luban täna öösel olen sulle rõve. Oma stiiliga, mida on nimetatud etno-folk-rockiks, on Lauri Saatpalu mõjutanud teisigi. Ja üle generatsioonide, ütleb muusik ning luuletaja Eik, kelle laulude jutustav stiil on sündinud ka tänu Saatpalule. Lauri Saatpalu on sind mõjutanud juba päris varasest noorusest peale. Ja, ma ütleks mingi 5-4 aastasest alates. Ja siiamaani kannab. Väga erinevatel eluhetkedel olen jõudnud just tagasi muusikani. Aga 5-aastaselt, mis siis sind korraga kuulama pani seda? Vist ikkagi see, et nagu põnevalt öeldakse asju nii-öelda teistmoodi, kui inimesed muidu räägivad. Et seal on ikkagi selline kujundite rohkus ja nii palju sümboleid ja asju, et tema laulutekstidesse tunned seda mingisugust tundlikkust ja õrnust ka, mis temas kõik on. Mina nagu inimesena teda ei tunne. Mina olen saanud teda läbi muusika tundma õppida ja see on palju lahedam vahel. See pole heales uskun vist, et keegi sust hoolib, tellin teedassid kahele ja joon kõik üksinda ära. Keegi nii ei kuula seega juhkulgi vaid trükitav sära. Sinu jaoks on ka jäänud sõnad, eestikeelsed sõnad laulude juures väga oluliseks. Ma arvan jah, et Lauri olek natukene tekitas minu jaoks selle etaloni, et milline peab olema eestikeelne tekst ja kuidas olla õige Eesti rockstar nii-öelda. Ka niimoodi, et sa ei hooli kõigest sellest glamuurist ja hoidud suurematelt sellistelt üritustelt, kus kõik staarid koos käivad. Kõigest võib laulu kirjutada. Võib-olla mõnda asja ma tahaks hirmsasti puudutada, aga ma tunnen, et ma ei oska. Ja parem on siis, kui sa jätad kirjutamata. No millest tahaks praegu? Ma ei ole praegu selles seisus, et ma midagi tahaks kirjutada. Mul on siin oma isiklikud toimetused ja tegemised praegu. Otse öeldes kahekordne lein. Esmalt läinud suvel poja Eke Märteni ootamatu lahkumine, nüüd talve lõpus emamatused. Need lahkumised on natukene erinevad, eks ole, kui sul täis elujõus inimene 26-aastane pealegi veel füüsiliselt väga heas vormis. Eke. Ja lahkub teades ka, mis tal võib-olla kõik ees ootas. Et see on kahtlemata rängem, nii küüniline, kui see ka ei tundu, kui ema lahkumine. Aga mis siis juhtus? Haigeks jäi. Tuli kuri haigus ja murdis maha. Ja sellest me ei ole keegi kaitstud. Kurjad haigused peas? Jah, kurjad haigused peas. Ja sa ei saa sinna mitte midagi parata. See on nii sõnadesse panematu. Olid sa hea lapsevanem oma pojale? Ma võin öelda, et ma ei olnud kõige hullem. Päris kindlasti. Seda ma võin kinnitada. Kõige parem, kindlasti ka mitte. Kes on see kõige parem? Emale ma ei olnud kõige parem poeg, ma olin ta ainukene poeg.
Kuidas sa toime tuled kurbusega? Ma olen ilmselt võib-olla natukene tõrjuv selle mõtte suhtes. Loomulikult vahest ajab nutma ja lihtsalt lambist, täiesti ilma põhjuseta. Ma arvan, et iga päev sellele mingi paar sekundit mõtelda, et sa pead ikkagi vaatamata kõigele säilitama positiivse meele. See on ka mingi teraapia, vitamiini võtmine, et sa ikkagi säilitad toonuse. Mõtle positiivselt, kui labaselt see kõlab, aga tegelikult ega siin, ega selles on tõetera sees. Et jääda positiivselt? Jah, elad kuni elu lõpuni. Et kui sa ennem ära sured, kui sa ära sured, siis sellel ülejäänud ajal ei ole ju tegelikult mingit mõtet ja enda jaoks on see lihtsalt tüütu ja lähedaste jaoks on see lausa pastik. Ainult hetk päeva poole peal enda ülevas toonis on lood jääda kirjale on hea jätest ma pean. Silmade töö ääretades nüüd. Lauri Saatpalul on Eesti üks tuntumaid hääli. Tema laulud on kui novellid, mida armastatakse, kuid kohe 60. juubelit tähistava Saatpalu nimi on jõudnud meediasse ka põhjustel, mis nii meeldivad ei ole. Kuidas sa oma teemonitega toime oled tulnud? Alguses sa saad kõike teha. Noorelt? Jah. Keha kannab? Ka absoluutselt. Siis sa oled juba nii äge mees, et nad hakkavad sulle andeks andma. Ja siis lõpuks sa ei suuda enam ja keerad asjad tuksi. Ja siis sa otsustad lihtsalt, see on väga lihtne, et mis sa siis edasi tahad? Et kas sa tahad edasi hakata asju tuksi keerama? Enda jaoks, sellepärast, et publiku jaoks enam asju tuksi keerata ei saa, sa ei pääse lihtsalt üldse publiku ligigi, eks ole. Või sinus on seda uudisimu ja sa tahaksid tegelikult selle nii-öelda kolmandast kurvist välja tulla ja ikka täiega panna. Ja siis sa otsustad, et lihtsalt, et tegelikult maailm on ilus koht, sinu töö, sinu inimesed, sinu kõik see ümberringi on nii lahe koht, et nüüd ma jätan lihtsalt suhkru ära. Või alkoholi? Alkoholi muidugi, ja see on kõige lihtsam sõltuvuse liik, alkohol. Selles on asi. Hullumaja pööningul rambib ringi karitüüpe ja nad räuskavad mind nurka. Mind muu oma enda peas. Laval on Lauri Saatpalu olnud juba noorusest. Kooli ajal bändides ja rahvateatris, aga siis lausa Estonia teatri laval. Õigemini seda etendusteks valmis seades. Tuled nagu koju? Ma tulen koju, jah, sest ma tulin sõjaväest tagasi. Ja siis ma töötasin siin, jah. Lavapoisina, jah. See oli nõukogude aja lõpp ja tegelikult ikkagi siin mingit hierarhiat eriti ei olnud. Lavamees või balletiartist või laulja, see oli kõik üks sama teatrikamp. Väga ilus ja väga pöörane ja väga palju pakkuv aeg. Lavapoisist on nüüdseks saanud tuntud artist. Saatpalu valis oma eesseisva juubelikontserdi kohaks, aga just Estonia. Võib tuua kingiks miljonöid ja iial tänavale põid. Ei tee vaid see, mis teeb on hea, ta temas kahtlema ei pea. Eal võõraid naisi ta ei näe, eal üle piiri ta ei lähe. Sööb ainult noa ja kahvliga, ei kraani kaussi jooksenda, sest ta on joonistatud mees. Juubelikontserdil ootab publik lisaks muule kindlasti ka Saatpalu teravat pilku meie üsna keeruliseks muutunud ajale. Ta laulutekstide inimlik tundlikkus või kui soovite sotsiaalne närv on muljet avaldanud ka muusikule, kellega teda seob ehk kõige pikem koostöö. Koos Peeter Rebasega loodi 98. aastal bänd, mille järgi Saatpalut kõige enam tuntakse. Hiiumaalt nime saanud Taagöö. Läbi aegade mind paelub Lauri juures hoopiski tema eriliselt vahetaju. Ma ütleks niimoodi nonsensi või pooside või maneeride osas. Tunneb võltsi ära? Tunneb võltsi, tunneb ära tehtu, tunneb ära, kui keegi tahab ennast tähtsamaks teha, kui oleks kohane. Ta ei jäta seda enda teada. Kui ta teinekord ütleb teravalt, siis ta ei ütle mitte teravalt ütlemise pärast, vaid ta ütleb selle asja pärast, mille kallal on vaja natuke nokkida.
Kuidas sa seda kõike tohuvapohu praegu siin meie ümber näed? Trumpi ja meie valitsust ja kriitikat ja Venemaa ohtu ja tundub, et nagu midagi head enam ei olegi. Jah, sellised näilised head ajad on praeguseks nagu otsas, eks ole. Et ega siis Trump, esiteks on ta muidugi ebaviisakas mats ja ta on korjanud oma ümber kamba selliseid mölakaid, eks ole. Kes ta on president, ta on valitud. Just, ta on demokraatlikult valitud mats. Ega paljud asjad, mida ta siis Ameerika suhtes räägib, need on jumala õiged. Kui sa ütled, et totaalsele migratsioonile tuleb vastu astuda, siis sellest on väga lihtne aru saada Eestis, sellest on väga lihtne aru saada igas riigis, eks ole. Isegi Rootsis. Aga see, et tal on suur hullustus, ta arvab, et ta on kõige võimsam mees, see teeb karuteene kogu maailma korrale. Sest temas ei ole seda tarkust, et ütelda näiteks Euroopale, et nii, et nüüd te hakkate niimoodi tegema. See, et inimene muidugi massimõrvariga hakkab diilima, arvates, et kõik on diil, inimestel vabadus, et see on kõik müügiks. Et see on muidugi natukene kurb, et me peame sellise tüübiga diilima. Ja kuidas me saame? Mis me saame teha? Ega me ei saagi midagi teha. Et me peame edasi olema. Esiteks muidugi peab kodus rahu olema oma vahel, mida ma ei näe. Pealisülesanne on ära unustatud. Mis on? Pealisülesanne on Eesti riigi rahvuse säilimine ja Eesti kultuuri säilimine. Seda ei tule iga päev meelde, jah, et oluline on nüüd seljad kokku panna ja ära toimetada see. Iga asja peale ei pea vaidlema. Igat lurjust ei pea isegi praegu kohtusse kaevama. Oled sa, nagu sa oled otse ütlemisega, nõus, et Eestiga on kõik praegu ja 3 punkti? Ei. Eestiga on kõik väga hästi. Võib-olla näiliselt on jah raha vähe. Siin on mitu kriisi, eks ole, ja lollid otsused ja et eks meil see kliima, millega me peame ka diilima, et see kliima, see rõskus, just see pimedus teeb inimese mõtted mustaks. No ja ikkagi see naabruskond, aga Hispaaniasse see veel maja ei osta. Mille eest ma põgenen? Venelaste eest? Venelaste eest? No jaa, aga vaata, kui see venelane tuleb, see ei pruugi üldse olla see suvila seal suunas, kuhu sa sõita saad. See nagu, miks ma peaksin põgenema? Tähendab, mul ei ole kuskile põgeneda. Iseenda eest ei põgene. Lendame Marsile, ma tehan ja ma loodan, ma usun, ma tahan kaasa minna, ma sinna. Mulle meeldib olla loomeprotsessi sees. Ma ei taha kunagi olla liider. Ma tahan, et minu ümber on väga andekad erilised inimesed. Ükstas kõik, kas see on näitetrupp või on see muusikakollektiiv. Vaadake ülesse, hingake taevasse. See on ikkagi mul nagu olemuses, jah, et ma tahan midagi luua, toimetada ja teha. Et siis lihtsalt öelda, see on minu amet, elukutse, jah, artist, vabakutseline artist, vabakutseline millegi väljamõtleja. Maailm on jalge, vaadake vaid paremat pool, vaadake vaid paremat pool. Lauri Saatpalu ja tema maailm. Mõeldes ta lauludele, mininovellidele, nagu rääkisime, siin üks mõte ka teile temalt tänasesse õhtusse. Kui pettumused on ainukesed, mis pettumusi ei valmista, sa kallistades tuult haagi lahkuvale vedurile sappa oma tusameele talved. Ühe neist tusastest talvedest olemegi jälle vedurile sappa kinnitanud ja ära saatnud ning mis iganes mõtted praeguse ajal peast läbi ei käiks, igasse uude kevadesse on sisse kirjutatud alati tubli annus lootust.